tere tulemast uude vlogi. Me oleme jõudnud Axisse ja me lähme täna jääajakeskusesse. Nüüd lähme koos. Tulime just siia sisse ja siin on 3 korrust. Nii et vaatame ka, meil siin aega läheb. Praegu on kell 12:27, midagi sellist. Väljas on mingi 27 kraadi ja me tulime jääajakeskusesse. Aga noh, nüüd me hakkame vaatama siis, mis siin huvitavat on. Meil on seda päris palju soovitatud, et siia tulla. Nii et ma loodan, et on tore. Aga lähme nüüd edasi. Elasid inimesed või elasid mammutid? Siin on mingi kunstinäitus, mis on tehtud 4. kuni 9. klasside õpilaste poolt ja see kõik tehtud siis kaaskasutatud mingid materjalidest. Minu meelest päris ägedad kuulsad inimesed, kes on siis Tartus Tartumaalt pärit. Ja siin on näiteks Hensukusta. Siin on akvaarium, kus on välja toodud järvepallid. Ma ei ole kunagi kuulnud, et järvedesse tekivad pallid. Need ei ole küll päris pallid, aga need, ma saan aru, on järgi tehtud. Ma arvan, et kõik on kuulnud sellest, et inimene peaks jooma 2 liitrit vett päevas. Ja siin on üks silt, kus on esimene lause. Inimene ei pea jooma päevas 2 liitrit vett. Ja siin on siis mingi kehakaalu kilogrammid ja siis päevane kogus liitreid vett, palju sa pead jooma. Mina jään siia vahemikku, et siis ma pean jooma alla 1,5 liitri vett tegelikult päevas. Me oleme Tartus, praegu on väljas mingi 29 kraadi siin, autos näitas vähemalt niimoodi. Nii et super soe ja mõnus ilm on, muidugi ideaalne rannailm, aga noh, varsti saame suplema minna. Praegu me panime auto siia Veespa lähedusse ära ja liigume vanalinna, et minna sööma, et lähme La Dolce Vitasse. Jõudsime söögikohta ja väike jahutus, limoncello spritzer või? On õige see? Sprits? Limoncello, on kinni. Keelati. Mega mõnus ilm on. Siin väga palju praegu rahvast ei ole, aga tundub, et kõik lauad on nüüd reserveeritud enamasti. Nii et saime õigel ajal endale laua. Kõht on täis söödud. Ma tellisin ravioolid ja ma sõin seal mingi pool või 3 veerand ära, sest et seda oli liiga palju selle ilma jaoks ka. Nüüd siin teime veel magustoidu peale ja siis tegelikult meil on hotellini aega, mingi 1,5 tundi või tund, midagi sellist, et me lähme käime ka korraks poodidest vist läbi ühe tiiru. Aga muidu mega mõnus ilm on ja mõnus soojus on. Mõnus olemine on. Siin La Dolce Vita suveaed on väga tore, aga entrance, sealt tuleb siia, vaadake seda läbikäiku siin. Imeline. Mõlemale poole ja prügikastik, kus siis juhatatakse inimesi läbi sinna restorani. Oleme Veespas ja teeme väikse hingetõmbepausi. Hugo muidugi on juba käinud mullivannis ära. Vaatab praegu multat, tegime väikse jatsipausi. Meie tegime väikse mullipausi ja kohe me suundume edasi spaasse. Me vaatame, mul on väga suur ootus ja lootus, et rahvast väga ei ole. Nii et lähme vaatame, kas siis on või ei ole. Oleme nüüd basseinis, lastebasseinis täpsemalt. Ma väga palju siin filmida kindlasti ei saa, sest siin on ikkagi päris palju rahvast. Aga nüüd me siin istume ääre peal ja nautleme. Mul muidugi jäi Hugo need kätised autosse, mul läks meelest ära need kaaslased võtta. Aga õnneks ma leidsin siit mingi kastist 2 tükki, nii et saame hakkama sellega.
kell on 9. Meil on spaatatud, vannitatud, pestud, maskitatud. Ja me tulime veel õue natukene siin jalutame. Vaatame mingi snäki. Ja jah, siis lähme tagasi magama. Aga mina ei võta. Õhtu on käes ja terve selle järgmise päeva, kui me sõime hommikusöögi ära ja läksime spaasse, ma rohkem ei filminud mitte midagi. Aga tulime hotellist välja, võtsime endale mingid söögid ja sõitsime tagasi Tallinnasse. Peale seda ma käisin kiirelt Ülemist. Ma tahtsin ühte lõhna nuusutada lasta peale, käisin vaatasin, kas ma leian midagi allaindlustelt hästi kiiresti ja ühe glitterkleidiga ma sealt tagasi ka tulin ja peale seda me olime juba hiljaks jäämas tegelikult ühele sünnipäevale. Me läksime ruttu sünnipäevale ja mingi 8, natukene peale 8 jõudsime koju. Jõudsime mingi 15 minutit kodus olla, kui poisid ütlesid, et tšau. Me lähme maale ja mina siis sain ootamatult endale mõnusa üksi olemise vaba õhtu. Niisiis, ma olen siin nüüd mingi 2 tundi, ma arvan, või 1,5 tundi, midagi sellist toimetanud. Masinad pesevad, prügid välja viidud, koristatud, kott lahti pakitud, kotid lahti pakitud, huugakott. Nii et nii mõndagi on ära tehtud ja nüüd ma just istusin maha, et hakata vaatama Bridgertoni mu üks sõbranna soovitas. Aitäh, et sa tulid seda videot vaatama ja kui sulle video meeldis, siis võib panna like ja subscribe ja loodetavasti näeme juba varsti uues videos. Tšau!